Tšau, see sõnum on nüüd juuni 3. nädalaks ja mul juba oli video tehtud, aga ma võtsin täiesti valesti kaardid, ma võtsin täiesti valest kohast kaardid ja rääkisin vale juttu, aga nüüd ma proovin õiget juttu rääkida, õiged kaardid võtta nende õigetest kohtadest. Vahepeal juhtub nii. Põhiteema igatahes on müntide 9 ehk siis viljade nautimine, sa oled mingid viljad kunagi pannud nii-öelda mulda, seemned pannud mulda. Ja nüüd sa saad neid vilju nautida, mis nendest seemnetest on kasvanud, ehk siis kas sa oled siis, võib-olla sa oled mingid manifesteerimised teinud, mis sulle nüüd toovad soovitud tulemused, võib-olla sa oled mingit loomingut või toodet välja pakkunud inimestele ja see toob sulle nüüd tagasi raha sisse. Et mis iganes see on sellel nädalal, kui sa tunned ennast hästi, sa korjad vilju, võib-olla sa oled üldse mingi maainimene, sa tegeledki mingite viljade korjamisega, võib-olla sa teed nendest viljadest midagi, mis iganes see on, aga päike paistab, elu on hea, see inimene on siin rõõmus pildi peal ja siin on veel inimesi, kes taga töötavad, et mingi koostöö on ka, ütleme nii, et koos ühise eesmärgi nimel töötamine, ütleme nii, et see on põhiteema sellel nädalal. Ja katsumus sellel nädalal on karikate rüütel. Kui see on katsumus, siis ma tahaks öelda, et võib-olla su ümber on keegi läheduses, keegi, kes tahab nagu, ütleme, et kas su läheduses on keegi, kes soovib nagu armastust jagada, armastust pakkuda ja olla võib-olla romantiline, siin on liiblikad ja rõõm ja värki, aga võib-olla see kuidagi takistab sind, võib-olla sa tahad rohkem, ütleme siis nii, et oma neid vilju nautida siin, mitte tegeleda emotsioonidega, või siis kui see nagu katsumus on, ütleme nii, et võib-olla sul puudub selline emotsionaalne pool, et sul on küll need viljad, mida nautida, aga võib-olla ei oleks seda, kellega nautida. Kuigi mind kõnetab rohkem see, et sa tahad rohkem teha seda tööd, kui et nüüd romantikat teha. Võib-olla see on selle nädalal lihtsalt niimoodi. Aga lähiminevikus oli karikate printsess. Ta siin naudib ennast, ta naudib lilli, ta naudib loodust ja ta tõmbab oma energiaga nii-öelda linde ligi. Et võib-olla lähiminevikus, võib-olla sa käisid kuskil, nautisid iseenda seltskonda, nautisid ilma õues, praegu on väga ilusad ilmad. Võib-olla su energia on muutunud, see, kuidas sa ennast tunned oma kehas, võib-olla see on muutunud ja see tõmbab ligi siis neid, ütleme, et loomi ja linde ja seda head olemist. Et lähiminevikus sa nautisid siin iseennast, ütleme nii. Ka alateadvuse mõjutused on sauade rüütel. Alateadvus tahaks tormata, tahaks minna kindlas suunas, võib-olla isegi nagu pea ees minna, et kus iganes suunas, aga ta tahab minna, ta tahab tormata, ta tahab midagi uut teha, midagi põnevat, avastada maailma, seiklusi. Et siuke alateadvus on sul siuke tormakas, ta tahaks minna, liikuda, teha. Et võib-olla sa oled siuke, alateadvus tahaks aktiivsem olla, rohkem seigelda. Nii, ja see, millele sa mõtled, on sauade 3, ehk siis siin on nagu see täht langeb, et võib-olla on siuke soovide saatmine võib-olla universumile või mõtlemine, et mis on need järgmised sammud, kuhu liikuda, mida teha. Et võib-olla kui sa alateadvus tahaks nagu lihtsalt tormata ja minna, et siis teadlikult ikkagi proovid ette mõelda ja planeerida ja vaatad, kuhu suunda minna. Ja see on mingi truu sõber võib-olla ka, kas see on siis koer või mõni kaaslane, aga sul on nagu mingi unistus või plaan, kuhu sa minna tahad ja sa tegeled rohkem sellega,
sa mõtled rohkem sellele, et mis suunas liikuda, et mis sind praegu tõmbab. Ja siin on ka jaanimardikad, et ma seostan siis seda jaanipäevaga, mis on ka kohe-kohe tulemas. Et sa võid ka mõelda sellest, et milliseks see sul kujuneb ja kuidas see möödub. Ja lähitulevikus on müntide 3, ehk siis see on töötamine. Kui nii-öelda originaalkaartidel oleks siin 3 inimest, siis siin on 1 inimene, et sina lood midagi, millest sa oled väga osav, väga meisterlik, sest see pilt, mida ta siin maalib, tal on pintsel, ta maalib väga ilusat naist siin, väga ilus pilt on, väga hästi tehtud. Et sa teed võib-olla rohkem loomingut, sa pakud ennast, tahtsin öelda, et sa pakud ennast maailmale, võib-olla see nii ongi. Ja sa töötad millegi kallal. Et kui põhiteema siin on viljade korjamine, siis võib-olla ongi see, et sellel nädalal sa saad võib-olla tulemusi millegi eest, mida sa oled teinud, mille kallal sa oled palju vaeva näinud ja mida sa oskad väga hästi teha. Nii, ja siis on soovitus. Soovitus on meil taas kord torn, nagu oli kuu põhiteema. Täielik ümbermuudatus, täielik ümberkorraldus, täielik ootamatu muudatus, soovitatakse teha täielik nagu ümberpöörde elus, ütleme nii. Et miski, mis on nagu aastaid võib-olla kasvanud, midagi, kus sa oled panustanud pikka aega, miski, mis on kaua elanud, nagu see puu siin, siia läheb välk sisse, et kui tuleb mingi välk, kui tuleb mingi ootamatus, siis haara sellest ja mine kaasa sellega. Kindlasti liigu edasi sealt, kus sa praegu oled. Kas liigu siis ise või liigu siis selle nii-öelda universumi ootamatute sündmustega, läbi ootamatute sündmuste, mis suunavad sind täiesti uues suunas, täiesti midagi uut looma, uut tegema, uut moodi elama. Võt. Ja sinu ümbruses on judgment. Siin on üles tõusta, vaatab nagu valguse poole, kas siis, mis see on, võib-olla kuu, päike, tähed, ma ei tea, võib-olla tulnukad. Aga võib-olla sinu ümbruskond paneb sind rohkem kuidagi valguse poole vaatama või maailma hindama ja armastama. Sa nagu ärkad, ütleme nii, nagu need lilled on nagu pimedas öösel on üleval, ärkvel. Ka sina oled, sind suunatakse ärkvele või siis inimesi su ümber suunatakse ärkvele läbi nende ootamatuste, mis nende elus toimub. Ja see võib-olla mõjutab ka sind, et võib-olla on mingi üldised energiat praegu, mis inimesi kuidagi suunavad elu teistmoodi vaatama ja rohkem hindama ilu ja rohkem hindama, väärtustama seda, mis teil olemas on. Et selline ärkamise aeg on, ma tahaks öelda. Lootused ja hirmud on kuu. Siin on naine väga siuke kaunis, rahulik, siin on vesi on, ma ütleks, emotsioonid. Et sa loodad, et sa oled nagu kaunis, sa tunned ennast hästi oma kehas, et sa oled oma emotsioonidega kontaktis, rahulik, tasakaalukas, et sa tuled pimedas, ütleme nii, et see on kuu, see on pime, et sa tuled pimedusega ilusti toime, et sa oled nagu omas elemendis, sa loodad, ütleme nii. Et kui siin on see torn või mingi muudatus, et siis sa loodad, et sa tuled sellest nagu terve nahaga välja ja väga edukalt, ütleme nii. Ma tahaks öelda niimoodi. Ja lõpptulemus on müntide rüütel, ehk siis ma ütleks, et midagi tööga ja midagi saavutamisega, midagi loomisega. Et siin sa nagu teed tööd, mis toob sulle palju vilju ja ütleme nii, et sa saad nagu uue hobuse osta endale või siis see nagu pikaajaline edu. Siin on ka münti peal on ka viinamarjad. Et nende viinamarjadega ta on loonud selle sama mündi, see sama sissetuleku, et võib-olla sul on mingi sissetuleku allikas, mis sulle rohkem sisse hakkab tooma sellel nädalal, kui sa hakkad nägema mingeid tulemusi lõpuks.
töö osas, mida sa oled teinud ja see, kus sa oled pingutanud, et nüüd on mingid tulemused tulemas. Ja sul on võimalus endale, ütleme, et uus hobune osta või nagu kuidagi investeerida liikumisse ja arengusse. Et see nädal on päris hea. Jätkuvalt on need ootamatused siin. Et mis iganes need on, sa ise tead, võib-olla saate mulle öelda kommentaarides, põnev oleks teada. Aga kaardid on head ja rõõmu on siin ja viljade nautimisi on. Vot nii, sai selline lühike seekord. Tšau!